imelised hinged. Nagu te teate, siis mulle meeldib asju küsitleda. Mulle meeldib küsitleda, miks mingi asi on nii ja miks mingi asi ei ole naa. Ehk siis ma olen uudishimulik hing, kes näeb, tunneb, tajub ja tahab teada ja asjadest aru saada. Ja täna ma tahaks ka ühest asjast aru saada ja ma ei saa sellest aru. Või tähendab, tegelikult ma nagu saan, aga samas ma ei saa ka. Käisin täna poes ja ma tahtsin osta mandlit tumedas šokolaadis. Ehk siis, mis oleks võimalikult selline mingi keemiavaba, jamavaba, võimalikult, ma ei tea, tervislik ja maitsev. Ja ma ei leidnud sellist asja poest. Seal oli mingi igasuguseid muid variante, kus oli mandel kaetud mingi tavalise šokolaadiga, siis oli veel suhkrut sinna vahele pandud, siis oli mingi kookoshelveste ja mingi magusa jogurtiga ja ma ei tea, kõike variante oli, aga mitte sellist naturaalselt, kus on mandel ja tume šokolaad. Ma ei tea, 75% šokolaad näiteks. Ja ma ei leidnud sellist asja ja ma olen seda varem ka otsinud. Ja ma mõtlesin, okei, ma võtan mingi alternatiivi, ma ei tea, tahaks mingit head magusat ja siis võtsin sealt nendest valikutest kõige normaalsema. Ja ma sõin selle paki tühjaks. Seal ei olnud väga palju ja kui ma selle paki tühjaks sõin, siis mul hakkas reaalselt halb, sest see suhkru ületoos, mis selles tootes sees oli, see oli lihtsalt üle mõistuse hullumeelne. Ma olen viimasel ajal teadlikult ja mu keha on ise küsinud võimalikult tervislikke asju söögiks. Ehk siis, kui mul on maguseisu näiteks, ma söön tatleid ja ma avastasin sellised tatlid, mis ei ole siis nagu sellised kuivatatud ja vastikud, vaid mis on sellised mahlased ja nagu täiesti värsked. Tatlid, vahepeal mesi või siis ongi selline tume šokolaad, mingi 75%. On minu jaoks juba täiesti normaalne. Kui alguses ma maitsesin, siis tundus nagu appi, see on nii rõve, kuidas seda süüa saadakse, see on nii mõru ja nii vastik. Siis vaikselt nagu minnes sellise naturaalsema peale, siis lõpuks mu keha harjus ära sellega, mida tegelikult ju loodus originaalis pakub, sest loodus ju originaalis ei paku meile piimašokolaadi mingi, ma ei tea, mingi mis asjaga, sükest asja ei kasva looduses, on ju. Ehk siis minu eesmärk on leida selliseid asju, mis kasvavad looduses, on ju. Mandel kasvab looduses ja siuke originaalne raw chocolate on ka ju loodusest. Ja need kaks kokku panna, sellist toodet ei ole. Ja siis ma sõin selle magusa toote ära ja mõtlen, et kuidas inimesed seda süüa saavad. See on täiesti jõhker lihtsalt. Mul hakkas päriselt ka halb, sest mu keha ei olnud enam harjunud sellise suhkru üledoosiga. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nii huvitav, kuidas poes lihtsalt lettide viisi on selliseid üle suhkrustatud tooteid, et jumala eest, et äkki inimene ostab, ma teen selle veel magusamaks, siis ta tahab kindlasti osta. Ma panen selle magusale juurde veel mingi lisaaine magusa doosi, et äkki ta siis ostab. Ja siis ma saan aru, et me oleme ise selle kõik loonud. Me oleme ise selle enda tarbimisharjumusega loonud, et poes ongi enamus asi on mingi üle suhkrustatud. Isegi mingisugusele heeringafileele pannakse suhkrut juurde. Lisaks veel lõhnaainet juurde, sest et äkki kõrvaltootja ei pane oma heeringafileele lõhnaainet ja äkki see ei lõhna nii hästi ja siis inimene ei ostagi minu oma. Mis siis, et minu oma on naturaalne? Ja siis ma mõtlen, et me oleme ise selle kõik loonud. Me oleme ise kõik selle loonud, et poes on 80% asjadest, võib-olla nagu puhun asja suuremaks, aga nagu enamus asju on üle suhkrustatud, mida tegelikult meil ei ole vaja, mis tegelikult ei kasva looduses originaal nagu loomulikul moel ja mida meie kehaga tegelikult ei vaja seda nii suures koguses. Ja me oleme ise selle kõik loonud. Ja siis ma näen sellele kõigele peale ja saan aru, et kuna me oleme oma ihadele justkui nagu järgi andnud, sellisele magusa ihale oleme järgi andnud, siis meile
pannaksegi letile selliseid tooteid, sest me oleme ise oma ihadele järgi andnud. Sest kui meil on valida, kas toita oma keha tervisliku toiduga, mis on päriselt, tulebki otse loodusest, või ostame siis poest seda üle suhkrustatud, magustatud E-ainetega täis tuubitud veel lisaks seda toodet, siis me valime selle teise toote, mis oleks võimalikult magus ja sulaks suus, sest me anname järele oma ihale. Ja siis teisest küljest tuli mul sisse teema, et samas ma saan aru, et mõni inimene tulebki siia kehastusse kogemagi seda, mida see maailm siin praegu pakub, ehk siis ta tahabki üle võlli asju katsetada, ta tahab, ma ei tea, rämpsu süüa, alkoholi juua, narkootikume teha ja ta tahabki kogeda seda rämpsu poolt, mida inimene on siis nagu kokku keeranud. Aga vaevalt, et kõik inimesed, kes siin maamuna peal on, tegelikult tahavad oma keha sisse sellist üledoseeritud suhkruga, suhkrustatud magusat. Väga huvitav. Ja siis me topime suhu seda toodet, mis on küll võetud loodusest, aga mis on nii üle miksitud igasuguste ainete ja asjadega ja töötlemisega, et sellest ei jäägi järele lõpuks ühtegi grammi sellist puhast ainet, mida meie keha vajab. Ja siis mind panebki samamoodi imestama see asi, et kui ma lähen poodi ja mul tuleb mingi heeringa isu. Ja kui ma hakkan neid silte lugema, siis ma tulen poest välja niimoodi, et ma ei saa mitte midagi osta, sest seal ei ole mitte ühtegi asja, mis kõlbaks süüa. Ja kui ma lähen poodi, mul ei ole aega seal 5 tundi neid silte vahtida. Ja ma jätan ostmata ja ma olengi pigem mingi tühja kõhuga ja lähengi söön seda banaani. Sest et kui ma vaatan, et heeringa filee sisse on pandud lõhnaainet, nagu mille jaoks? Ja siis mingit suhkru, või mille jaoks, öelge mulle. Ma tahan aru saada, mille jaoks. Ma saan aru, et see tehakse selle jaoks, et ostjal oleks võimalikult hea tunne suus, et siis ta ostab minu toodet. Kaupmees trumpab siis üle teist kaupmeest, et meie ostaksime just nimelt seda toodet, mis sulab suus paremini. Aga mingi tattel või mesi ja mingid sellised looduslikud asjad lihtsalt, need on juba nii magusad oma loomult, et mul ei olegi vajadus sellise täis tuubitud võltsi asja järele. Mu keha ei küsi seda enam. Sest keha tahab seda puhast, mis tegelikult originaalis kasvab looduses. Tegelikult keha tahab seda. Tema saab sellest kõige parema kiisu. Keha saab sellest kõige parema toitaine kätte, sellest puhtast asjast. Ja ma käisingi täna poes ja mõtlesin, mis maailmas me elame, kuidas see võimalik on. Nagu ei saagi mitte midagi poest osta, lihtsalt hakka ise kasvatama nagu. Nii huvitav, nii kummaline, nii veider. Ja siis me imestame, et meie kehad on haiged, sest me sööme mingit rämpsu. Meil on mingid pisvinnid näos, sest ilmselgelt keha tahab väljutada seda jääkaineid kuskilt, sest et meie keha on tuubitud täis igasugustest jääkainetest. Ühesõnaga, ma rohkem ei hakka siia teemasse sisse süüvima, sest et see teema on nii lai ja nii sügav. Ja siis ma toon ennast tagasi sellesse teadlikkusesse ja saan aru, et okei, no las ta olla siis nii. Mina võin ju teha oma valikud ja oma tervislikud valikud ja mul on okei, ma saan hakkama. Ja mul ei jäägi muud üle, kui vaadata seda maailma justkui neutraalse pilguga, et okei, mida põnevat me siis siin veel korraldame, et ma lihtsalt jälgin, mis siin põnevat toimub. Võtan sellise neutraalse positsiooni ja ega mul ei jäägi muud üle, kui lihtsalt mõelda, et okei, what's next? What's next? Mida te järgmisena teete? Et ma siis jälgin huviga. Seda tahtsin jagada. Ja järgmise korrani. Sellised mõtisklused olid täna. Tšau, paka!